tere! Tere! Nii tore on jälle siin olla, ma ei tea, meil on koos nii tore. On jah, siuke hea emotsioon on, isegi kui ilm on võib-olla veidi udune, siis tegelikult on kõik hästi. Ja, ma loodan, et teil on ka meiega väga tore ja olete meie juba eelnevatest videodest väga palju nippe nõuandeid saanud ja näinud toredaid Eesti tegijaid. Ja võib-olla ka teinud juba mõne suvepäeva. Jah, seda on kõike arvesse võttes. Juulikuu on käes, nii et on küll olnud natukene teistsugune aasta, aga siiski näeme ja kogeme, et inimesed oma sündmusi ära jätnud ei ole, kõiki vähemalt. Nii et see on hästi tore. Aga täna meil on jälle uus teema. Nagu igas saates. Nagu peaaegu igas saates tõesti. Oleks päris huvitav, kui me teeksime samal teemal. See tuleks kindlasti omamoodi. Ja täna on meil, kui me varem oleme rääkinud sellest, kuidas üks sündmus välja võiks näha ja kui oluline see on ja millise osa see siis moodustab üldse sinu tähtsast sündmusest üritusest, siis nüüd on nii-öelda see teine pool, mis on päris oluline. Mis on päris oluline, ehk siis meelelahutus sinu sündmusel. See teema on päris lai ja me kindlasti teeme sellest veel klippe, aga täna siis me üldsegi ei üritagi seda teemat kokku võtta ühte klippi või ühte saatesse, et lihtsalt alustame täna ühe väga ägeda tegijaga, kes siis võiks olla potentsiaalne meelelahutaja sinu sündmusel nii suvel kui ka tegelikult talvel. Jah, et tõesti tegijaid on palju, tegijaid on ägedad, aga täna on meil külaliseks või siis tema videot näete pärast meie juttu, ta on selle ekstra meie jaoks kokku pannud, on üks äge mees, kelle nimi on Siim Koppel. Siim Koppel, trummar, multitalent. Trumme peaks nüüd praegu. Võtame vähe trummi teeme. Trummar ja multitalent, Siim Koppel, oih. Nagu siis jah, meid ei ole sellele alale vaja, et meie jääme korraldamise juurde. Aga Siim on jah, trummar. Trummariks ta ennast nimetab, kuigi tema minu arust amploa on tõesti väga lai, aga jah, räägimegi sellest kohe lähemalt. Ja mis minule nagu väga meeldib tema tegevuse juures, ma arvan, et mu üks lemmik ja kui kunagi tuleb sündmus, mis ma ise endale peaksin korraldama, siis seda sellist etteastet ma sinna kindlasti tahaksin, on trummishow koos UV-tantsijatega. Mõtlete võib-olla, et mis see UV-tantsijad on, et Siimu videos seda ka näete hiljem, aga põhimõtteliselt on see siis nii kõrvale naudingut pakkuv kui ka silmale, sellepärast, et kui Siim on esitanud laval oma ägeda show, siis ilmuvad sinna ka sellised valguses helendavad tantsijad, nii et väga kihvt on see, et tõesti ma olen lummatud nagu näha. Aga kes võib-olla tahab midagi tagasihoidlikumat või ise kaasa lüüa? Ja ka see võimalus on olemas, see tihti inimestele ikkagi meeldib, et üks asi on vaadata, teine asi on ise käed külge panna, siis näiteks Siim korraldab hästi kihvte workshoppe, näiteks džembede workshoppe, mis on siis, džembe on ka siis selline, kärbsed. Üks selline trumm, võib-olla natukene selline ladinalik on selle trummi olemus, aga et seda meie oleme ise kasutanud džembe workshopi, kus siis lõpuks sünnibki seal mingisugune lugu. Siim juhendab, millal keegi mida kuhu nagu patsutab ja sellest sünnib looming. Ja üldse ei pea kartma seda, et ma ei ole elus trumme mänginud või ma ei ole üldse musikaalne inimene või midagi sellist, et tegelikult jällegi ka just, et meie ühele sündmusele selle välja pakkusime ja minul on ka olnud nad ühes pulmas, kus tõesti esimene reaktsioon oli see, et trumm appi, ma lähen nüüd kähku ära, aga 5 minuti pärast olid kõik selle lummuses, nii et see on kindlasti väga kihvt ja ma kujutan ette, et selline ka vabastav kogemus, elamus. Nii et niisugune vahva variant on siis tõesti, mida Siim veel välja pakub. Ja näiteks, mida me ka alati soovitame, näiteks ka suvepäevade puhul, mis meie ise teeme,
on see, et igal suvepäeval on mingisugune lugu või mingisugune kontekst, ehk siis näiteks mingi sõnum, eesmärk on ju, et kui meil siin ühel suurepärasel kliendil on suvepäevad, kus on ladina rütmid, ladina teemad, vot siis täpselt Siim oleks ilmselt sinna suurepärane nagu selle meelelahutuse looja. Ja mitte ainult, sellepärast, et ka selles jälle kordan ennast, aga see klipp on väga nagu head ülevaadet andev Siimu tööst, et seal klipis näete ka seda, kus Siim on siis kutsutud esinema ühel perepäeval ja tegemist on siis plastiktorude tootmisettevõttega ja Siim on nendest samadest torudest siis trummid kokku pannud, mis tähendab, et väga lihtsalt tegelikult saab ta luua muusikat põhimõtteliselt ükskõik millest. Nii, vabandust. Ei, et te saate ühesõnaga anda edasi oma sõnumi ettevõtte nagu võib-olla väärtustest ja nende toodetega, mida te toodate ja teisalt luua mingisuguse meelelahutuse ja lõpuks see tunne, et mingi lugu nagu sündis veel sellest. Ja see on nagu osa teie ettevõttest, et see ei ole lihtsalt tavapärane esineja, mis ei ole ka halb, kui see on soov ja eesmärk, aga jah, et hästi personaalseks saab selle Siimu esinemise luua ja ta on tõesti väga andekas ja väga nutikas, nagu sa ütlesid, mõtlema välja erinevaid lahendusi ja selliseid vahvaid nipiga võib-olla neid siis esinemise või. Just. Et ja on vist ka üks vahva kogemus sellest, kus ta Dobrelutsuga oli. Oli jah, grillmeister siis Dobrelutsuga koos selline üks suvine üritus, kus siis Siim mängis trummi ja Dobreluts siis grillis ja see kõik, võib mõelda, et kuidas need kaks siis omavahel nüüd haakuvad, aga et sealt grillist tuleb kõik need hääled ja kõik need krõbin ja toss ja siis Siim selles tossu sees oma trumme mängimas, et ei tasu karta, et see jääb kuidagi kummaline. Et kui kõik on professionaalid, siis see tegelikult toimib väga hästi. Ja Siimul on ka oma YouTube'i kanal ehk vaadake sealt, tal on väga vahvad videod siin üles pandud. Näete ülevaadet, mis on hästi tore, sellepärast et mõnikord on, et võib olla hea tegija, aga tal pole seda sisu, mida näidata, jagada kliendile, siis võib juhtuda, et on raske seda kliendile edasi müüa. Et kui klient usaldab korraldajat, siis on kõik hästi. Aga ma soovitan ja kutsun siin üles küll, et tegijad võiksid oma loomingust teha videosid, fotosid ja selliseid asju, et tunduvalt lihtsam on kliendile anda edasi seda tunnet ja elamust. Just. Nii et et ma veel korra seda ütleks lõpetuseks, et täitsa nagu soovitame julgelt, et mitte ainult suvistel üritustel, et selliseid asju või selliseid vahepalasid võib kasutada näiteks ka vabalt konverentside või seminaride vahepalana, et on selline väike selline paus, inimesed tõusevad püsti, saavad jalgu sirutada või siis ka talvistel jõulukaaladel ja suvepäevadest siis rääkimata, et kliendisündmused, mis iganes, et lihtsalt, et natukene luua meeleolu väga heade tegijatega. Ja Siim seda kahtlemata on. Nii et selline meie tänane video, kohe varsti jätkab Siim. Meie taaskord täname, nagu ikka. Kui meeldis, pange like, oleme tänulikud, kui jälgite, kui on küsimusi, rõõmsalt vastame ja aitäh! Ja võite jagada ka oma sõpradele, tuttavatele, kui teile tundub, et äkki saame teile abiks olla millegiga, siis me oleme teie jaoks olemas. Nii et aitäh! Aitäh! Järgmise korrani! Head aega! No nii, tervist! Mina olen Siim Koppel ja ma olen trummar ja ma olen inimeste meelt lahutanud umbes 10 aastat, natuke isegi rohkem. Ja näitan teile siit mõnda show'd, mida ma olen siis teinud. Näiteks see siin on uue show, mis on siis põhimõtteliselt, meid värvitakse ära tantsijatega. Ja tehakse UV-maalingud, nagu te siin näete. Ja miks mulle see kõige rohkem meeldib, on sellepärast, et mulle meeldib see inimeste emotsioon, kui ma seda show'd teen. Ehk siis alguses ma tulen trummiga eraldi kuskilt üldse suvalisest kohast. Aafrika trummiga liigun lavale, keegi mu maalinguid veel ei näe, siis lähevad tuled kõik kustu ja siis lähevad need UV-lambid tööle ja siis on see kõigil on alati see efekt ja see mulle meeldib kõige rohkem. Siis ma olen teinud veel
erinevaid lahendusi ettevõtetele. Näiteks siin üks torude tootja firma Lindabi perepäev ja seal ma siis tegin väga vahva siuksed torudest tegin trummikomplekti endale ja siis inimesed said ise pärast seda mängida ja said katsetada ja ma tegin neile väikse siukse 10-minutilise show. Siis olen teinud väga palju ka Aafrika trummide töötube. Aafrika trumm džembe on siis üks vanim instrument ja kusjuures seda on väga lihtne mängida. Kõik saavad sellega hakkama. Näiteks siin on üks video, kus 50 inimest, ettevõtte töötajad siis mängib seda üheaegselt. Ja sellepärast on see väga lahe, et seal ei ole seda, et ei, mina ei oska trummi mängida. Aga kui sa oled seal ringis ja 49 inimest teised kõik mängivad, siis ühel hetkel sul on see, et kuule, ma ikka oskan vist ka. Ja lõpuks oskavad kõik seda mängida. See on väga lihtne ja me õpime erinevaid rütme ja lõpuks mängime ka erinevaid laule, ehk siis me õpime mõned laulud ära. Võt. Ja see on väike killuke, mida ma teen.